Kujuta nüüd ette, et seisad valliharjal puidust varikatuse all ja jälgid, mis toimub linnuse õues. Kõigepealt kujutan mõttes 3–5 meetrit kõrgemale, kui sa praegu seisad. Valliharjalt on viimastel sajanditel suurem osa kive minema veetud. Siit vaadates on aga linnusõu nagu peopesal. Ega väga palju vaba ruumi linnuse sees polegi. Pea kogu õu on hooneid täis. Need on tihedalt üksteise kõrval pikki valli sisekülge. Osa maju on ka linnuse keskel. Need on peaaegu ühe suurused, umbes 5x6 meetrit palkides tared. Vaid õue keskel tunduvad osa hooneid teistest vähe suuremad olevat. Mõnede tarede katusealustest onkaukudest tuleb suitsu. Ilmselt tehakse neist tuld, et näiteks kõhutäit varitada. Kõikjal on ka inimesi, igalevaid sõdalasi, ringi askeldavaid naisi, midagi kõpitsevaid töömehi, jutuajamisse süvenenud suursugus olekuga ülikuid. Ja muidugi lapsi ja koeri, nemad jooksevad igal pool ringi. Hooned on pea kõikides Eesti linnustes enam-vähem ühe suuruse. Välja arvatud mõned kesksemad majad, kuhu sai koguneda rohkem rahvast. Need, kes linnustesse nõu pidama, kauplema või kaitset otsima tulid, elasid igapäevaselt eemal oma taludes ja mõisates. Siinsed hooned olid vaid ajuti peatumiseks. Linnuse keskel on siiski üks suurem plats. Samas on ka kaev või mõnedel andmetel koguni 2 kaevu. Ühest neist, siinsamas sinu ees, on saadud terve rida hästi säilinud puit- ja tohtesemeid, mis kunagi kaevu hukkunud. Arheoloogid on tegelikult kaevanud vaid neid hooneid, mis paiknesid piki valli sisekülge. Ülejäänud pilt on suuresti oletuslik. Hoonete taga on linnuse sisevall olnud 1,5 meetri kõrguselt laotud kuimüürina, nagu välisküljelgi. Ülejäänud osa sisevallist on laugjas ning kuhjatud väikestest kividest, mille peal oli ilmselt kunagi veel puidust astmed. Neid mööda pääses vajadusel kiirelt vallile. Hoovialalt on leitud rohkesti esemeid, mis on valmistatud peamiselt 12. sajandi algusest kuni umbes 1260. aastateni. Sel ajal oli Valjala maalinn tihedas kasutuses ning mõned inimesed elasid siin aastaringselt. Mõned leiud tundvad aga olevat ka hilisemad. Millal maalinn maha jäeti, saad teada, kui liigud tagasi vallile viiva trepi juurde ning sellest veidi lõuna suunas.